närve sööd kõik päevalüüd, õnn ja mun needus. Kui põrgus põlebu rinna, igatsesin mu hukatus linn, armasta mind, su emmust igatsen vaid. Kurradi naise, milleks on maailmas naise? 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 Kas me võime alustada? Võime alustada mehest. Kindlasti. Mis siis öelda? No, suvi on, kõigepealt muidugi tervist. Jah, tere. See pikk ja soe ja lämbe. Mina tahaks öelda seda, et ma ei saa sõnagi suust, sest ma ei ole näinud oma sõpru kaua aega ja nad on nii pruunid. Nii suureks kasvanud. Kas ma ütlen oma avasõnad ära, millest me kokku leppisime? Pikk soe suvi on möödas, saamasnud ja võib öelda, et nii meil kolmel kui ka teil kolmel, kes te aga öeldud kuulete, on hea meel, et me saame oma traditsioonilisi laupäevaõhtuseid vesteid südamesse, suust suhu, nina otsast teise nina otsa jätkata. Aga seekord natukene tõsisematel teemadel, kui me oleme vast möödunud aastat teinud. Tere sügishooaega, mu head sõbrad Peeter ja Hannes ja tere tulemast siia Kuku Raadio stuudiosse. Tere tulemast sina, kallis sõber. Ja juba tahaks öelda tere ka sellele 4. kes tuli kuulama. Sa mõtled sinna kõrvalastuks, jah? Täpselt nii. Mida siis? Ma võiks lühidalt öelda, lugeda ette tänase õhtu kava. Ajakava on siis... Aga kiiresti, palun. Ja ma püüan võimalikult kiiresti. Kell 18.00 Kreisi raadio, 19.00 muusika ja kell 20.30 interaktiivne raadiomäng teie kõigi aktiivsel osavõtul. Aga mis on mängu nimi? Mäng. Väga õige, jah, mängu nimi on mäng. Ja see on jah interaktiivne mäng ja kui me jõuame kellaaega nii kaugele, et me võime rääkida siis, mis kellaaeg on. Siis me võime öelda ka, mis mäng see on. Ja tõesti, teie kõrvad ei kuulnud valesti. Me oleme täpselt teiega koos täna kella 10 õhtul välja. Küll me raamime oma mõtteid ja oma sõnu teatud, ütleme kellaaegadega ja tõesti Hannes just luges need piirjaamad. Hannes, mitte Jaanes. Hannes, luges need piirjaamad ette, kus meil siis vahepeatusid ka on. Missugune on tänase Kreisi raadio muusikavalik? Muusikavalik on eelkõige see, kellega me suvel kokku saime. Just. Kokku me saime niisuguste huvitavate inimestega nagu monofänsidega. Päris mitmel korral Päris monofänsid. Ja päris monofänsid. Mitte need, keda teie tunnete. Nägime, kui me sõitsime Põltsamaalt läbi korra Tartusse esinema, me käisime suvel esinemas. Nägime Põltsamaa selles bensiinijaamas akordionit mängimas Tajugadajast. Ja siis natukene mõni meeter eemal oli Sitimaa, Pikali maas. Ja mängis. Ja usute või ärge uskuge, aga enne Tartut nägime Sõnajalgu. Ja Tartu piiril võttis meid vastu Hossaitse Kertatai. Ei olnud ka see suurte vontsidega mees, kes lehvitas meile ja ütles, et teie saatele ma laulan alati hümni ja meie armas kallis Üllar poiss, sulle terviseid sinna Tartu kaugesse kohta, kus sa elad. Üks asi veel enne, kui me asume siis tänase esimese muusikapala juurde. Täpsustuseks, et kell 8 läbi mõniteist minutit on meil otseühendus Riiaga, kust helistab meile vend, kes annab siis õige vastuse kohe esitatavale suure ringi küsimusele. Selle me esitame hiljem, aga ma juba teen auhinda, näitan teile auhinda. Ära ütle ainult, vaadake hetkel. Auhind kõlab nii. Kõik, kes helistavad ja arvavad siis ära õige vastuse, on nende vahel loosimegi välja auhinna. Ma vaatan, et kuidagi me ei saa mõtte jooksma, peame ikka jutujärje nagu enda peale võtma. Hannes kuidagi takerdub täna. Ma ei tea, kas on sellest suve juua täis või? Jah, ilmselt alkoholi joobes. Aga sellest ei midagi, küll me saame.
Kreisi raadiol on välja kujunenud teatud oma, ütleme, saate nii-öelda positsioonid ja kindlad tegijad ka, enam-vähem on juba samad. On välja kujunenud nende aastate jooksul ja on kujunenud ka välja need, nimetame neid rubriikideks. Ja ma arvan, et nii mõnigi rubriik oli väga osavalt seatud ja põimitud ja muusikapalaga vahele, et me ei hakka neid omavahel ära vahetama. Jääme samale lainele ja samade liistude juurde. Jääme 100,7 laine. Lähme 100,7-le. Näeme siit stuudiost läbi närvilist peatoimetajat, aga ta harjub. Raadiosaadetega ruttu, on isegi uudistega juba ära harjunud. Tervitusi sulle, Erki Veerens. Aga nüüd muusikapala ja Hannes juhatab sisse. Hannes läheb mikrofonile lähemale. Ja see on ära karju ainult siis. See on Pärnu kollektiiv Citymaan, keda me siis nägime kohe peale Tajakadajast maas. Ja mängib, mis pala? Räägi laulu. Ja laulavad Anne Velli laulu, väike laul oli Rannal maas. Väga hea. Kuulame. Sina oled mu ainuke surma kõnni armas. Shalala, shalala, la la la, shalala. Üks väike laul oli rannas maas, rannas maas, rannas maas. Üks väike laul oli rannas maas, täna hommikul peale sadu. Shalala, la la la, la la la, shalala, la 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 la, la la shalala. On kuskil pulmapäev, ma nii kuulen. Mine pulma! Tõesõna, oleme jätkamas oma saadet, olge vait. Kuulete mind? Olge palun vait. Me kuulasime just niisugust huvitavat muusikapala, millele midagi kommentaariks ei tahagi lihtsalt öelda. Olge vait, ma juhatan teid sisse palun, eks ole. Nii. Ja nüüd, tere! Tere, minuga räägite? Olen ma liini peal? Oled liini peal. Ahaa. Tere, Alev Ström. Tere! Üle poole aasta jälle otse-eetris. Me oleme siin sinu jutte ja sinu raamatuid lugenud siin Eestimaal, mida sa välja lasid, aga siin nii otse öelda, otse südamesse nagu pole Jupil ajal on kuulnud. Mina tahaks isegi Alevit õnnitleda, tema raamat Litter Quo Vadis on Eestis läbi müüdud. See on tore, mul on uus raamat tulnud juba välja. Nii. See on rock'n'rolli aabits. Rock'n'rolli aabits. Rock'n'rolli kukkeaabits. See on mõeldud neile, kes on looduse sõbrad. Haaki Oja. Looduse sõbrad. Looduse sõbrad, jaa. Ja palju on ju, rock'n'roll on tegelikult tulnud otseselt loodushäältest. Ka linnud laulavad rocki.
ja souli ja muud muusikat. Ja et lastele õpetada seda ja tundma õppima. Selge. Siis on minu välja antud 3 lehekülje rock'n'rolli kukeaadid. Selge. Seal on kukk, kana, väike teder, 3 lindu joodistatud ja all on noodid do, re ja so. Jah. Nii, tuleme nüüd nende juurde, mille pärast õieti siia helistate. Kuidas on möödunud suvis Stockholmis ärevad päevad, sügisesed ärevad päevad? No see on bro küsimus. Olen olnud natuke linnas ja natuke linnast ära. Nii. Võib öelda, et pooleks. Poole aja olen olnud linna tolmuses, poole ära linna tolmuses. Linnu, sealt tuligi linnu aabid, kukeaabid saab. No unustame need kuked. Edasi lähme. Ja nii, mis siis on kõige... Pöördel. Mida? Pöördel. Pöördel? Pöördel. Paberipöördel. Ja kõige suurem nüüd on, hetkel on üks väga suur aktuaalne teema siin Stockholmis see, et eile öeldi, et Stockholm ei saagi olümpialinnaks. Nii. Et Ateena saab. Kuid juba on uus komisjon on välja töötanud uue projekti, mille üldpealkiri on CAC 2004 Stockholm. Kuidas korda? CAC 2004. CAC Kokk rootsi keeles, aga mõte on CAC. Selge. Ja see on, mõte on see, et praegu Stockholm naerab üleni täiesti ja naerab, mida tema naerab. Tema naerab rocki siis rahvusvahelise olümpiakomitee otsuse üle ja eriti härra Samaransi üle, et ta andis oma olümpiaõiguse Ateenale, aga mitte Stockholmile. Ja nüüd korraldavad Rootsi pealinna inimesed täpselt samal ajal, kui Ateenas on olümpiamängud, nad tahaks teha. Korraldavad ja hoopis Stockholmis olümpiamängud. Nad lihtsalt maksavad kinni. Rootsis on praegu suur raha sissetulek. Praegu on rongi ja veduri järjekorra rahaga. Dollarid tulevad just meile ja me lihtsalt ostame need olümpiamängud ära ja korraldame ise. Me kutsume kõik külalised, korrespondentid ja need, kes on huvi selle vastu tunnevad Rootsi peale on Stockholmi ja maksame neile dollarites vähe sellest, et maksame sõidu kinni, maksame kinni ka päevaraha, hotellid, neil on kõik prii. Meie lipukiri on tule ja vaata ja tunne mõnu, ära raiska raha. Küll mina maksan, on meie Stockholmi pealinna deviis aastaks 2004, nii et olümpiamängud on nagunii juba Stockholmis. Ja ma olen kindel, kui sportlased üle maailma lähevad Ateenasse samal ajal, mõeldes, et nüüd on olümpiamängud, nüüd me alles võistleme. Mida nad näevad? Kuna pealtvaatajad ja korrespondent ei ole, tribüünid on tühjad, küsivad nad kindlasti kohtunikelt. Miks on tribüün tühi? Kelle jaoks me võistleme? Ja kohtunikud peavad ütlema, aga Stockholm ostis ära kõik pealtvaatajad ja peaaegu ka meid ja korrespondendid. Telekaamerad on ju Stockholmi olümpiastaadionil ja siis tulevadki kõik sportlased ka Stockholmi ja ongi tore. Siis saavad pidada suured mängud maha. See on üks oluline praegune programm ja Rootsi tõesti naerab selle rumala otsuse peale, et nüüd Ateenas on olümpiamängud. Ateenas olid kunagi küll, olid väga tore, aga nüüd on Stockholmi uus aeg. Meil on raha. Kena. Läksin närvi natuke. Ja, ma läksite natuke närvi ja see tuli traapide kaudu siia. Temperament. Rootsi temperament on pikaldane, aga äge. Eriti Rootsi-Eesti segu. No, selge vilt. Alev. Ja, bro. Jätame need, ütleme niisugused erutavad teemad, mingem niisuguste lõbusamate teemad juurde. Kuidas te ise veetsite suve? Kas te käisite kuskil ringi? Mainisite, et olite pool aega linnas, pool aega maal.
milles seisnes näiteks see maal olemise poolaega? No kõigepealt ütlen nii, et väga lõbus ja tore oli Rootsis see aasta, et pealinn Stockholm mitte ei andnud, vaid temalt võeti pealinn ära. Pealinna õigused? Õigused, jaa. Tulid Ålbacka küla esindajad ja ütlesid Rootsist pealinna, Stockholmi pealinna, Stockholmi linna peale. Anna võti siia, pealinna võti ja võtsid ära. Ja ütlesid, nüüd kuni septembrini on teie linn küla, aga meie Ålbacka küla on suve pealinn, võtsid lipu ja läksid. Ålbacka on üks väike koht, seal on 3 maja ja üks väike tee, kruusatee. Ja ta on keset Rootsit, ta on täiesti pileda maa peal. Seal ei ole metsi ka, ega merd ega järvi. Selge. Ta on Rootsi stepp. Ja meie uudistest ma mäletan jooksis kuskil, ütleme, 1,5 jooksis tagasi, et üks suur kultuurisündmus leidis seal aset, kus ka nii-öelda eestlastel oma tegemine ja jälg jäi järgi kultuurilukku. Jaa, tõesti, ja mina viibisin ka Ålbackas ja Ålbacka Riksooper, siis Ålbacka küla, seal on 4 inimest, selle küla riigiooper tegi ooperi. Tähendab, tegi balletiooperi. Jutustuse. Jaa, see oli, pealkiri oli Pähkli purejad. Mitmuses. Mitu purejat oli korraga ühe pähkli kallal. Ja selle oli lava küpseks, on õige nii öelda. On õige. Lava küpsetamiseks valmistanud Virumaa tantsumemm, promootor, Tarvanpää promootor, proua Maie Orav, ja tema tegi süüdi kõikidest pähklipurejatest. Need oli kokku 274 pähklipurejat. Ja lauldi pähklipurejate moodi, tantsiti kõik need 274 pähklipurejat oli korraga laval, see oli grandioosne pilt. Pähklid ja purejad olid koos, see oli sõpruse sümbol sel hetkel. Öösel valgustati seda. Missugune nii-öelda kunstiline liin sealt läbi jooksis? See oli, et kunstiline mõte. Saab seda ühte lausesse panna, et ka meie vaatajad saaksid aru, missugust mõtet kandsid need 270 pähklipurejat? 74. 274, vabandust. No, päris nad ühte mõtet ei kandnud. 273 kandis. Kõik kandsid küll ühte mõtet. Ja see mõte oli see. Mõelge, kui palju on meil pähklipurejaid. Aga üks ütles, et ta kohe kandis, tal oli 3 kilo oli, no tundus nagu oleks 3 kilo hoopis teist mõtet. Ma intervjueerisin ta Stockholmi Käänküüra regiooni raadiole, küsisin, mis mõtet siis sina kannad? Tema ütles, et aga mis mõtet on üldse midagi kanda? Ja loomulikult ülejäänud väga vihastust ütlesid otse, et need 273, see oli eelõhtul enne peaesinemist, ütlesid selle ühele. Mine ära meie hulgast, sa rikkusid ära meie tuju, kuid me ei lase seda endale lubada. Loogiline jutt. Loogiline jutt. Nii, bravo. Kuidas Ålbacka küla elanikud tõid Stockholmi linna võtme lõpuks ikka tagasi, et praegu on ikkagi Stockholm peal? Jah, täna hommiku tõid. Nad pidid eile õhtu tooma, aga siis nad ei saanud rongi ja siis helistasid, et linna peale ütlesid, oota, anna andeks, me õhtu ei tule, me tuleme hommiku. Tulid vana hommiku tõid. Suur võti on see on 18 meetrit pikk, 4 tonni kaalu. 4 annab kanda. Aleström, kas te olete omale uue telefoniaparaadi ostnud? Kuidagi selgelt on kosta võrreldes, ma mäletan, kevadega. Jaa, enne mul oli ju kettaga telefon, aga nüüd on üks suur nupp. Nuppule vajutad, tulevad klahvid ette ja mikrofon tuleb sealt nupusest välja ja küsib, mida tahad. Mina ütlen numbri ja tema valib. Selge. No mingem oma juttude juurde tagasi. Millest veel võiks rääkida, nii ütleme,
sügise meeleoludest võib-olla. Suve meeleolu. Suve meeleolu. Suve meeleolust räägiks nii, et üks tore üritus oli. Nii. Käisin Rootsi lõunarannikul. Käisin workshopil kalurite, Rootsi lõunaranniku kalurite workshop. Ja. Haugijaht. Jah, on. Ja selle motto oli püüa haugi. Küll siis saad ka kalameheks. Hän var fåda kampa. Och det måste vara ämta. Oli selle ilus loosung, see oli punaste tähtedega valge plagu peal. Meil on väga moodsaks läinud siin suvekursused ja enese täiendamised. Võib-olla te räägiksite sellest ka, mismoodi need olid läbi viidud, missugused olid printsiibid, millal te saite süüa ja kuidas te magasite? Põhimõte oli see, et telki ei olnud vaja midagi kaasa võtta ega õngesid, aga oli soovitav kaasa võtta ussid. Sest ilm oli väga kuiv ja usside otsimine oleks võtnud 4-5 päeva, aga see workshop kestis 4-5 päeva. Ja usside workshop, otsi ussi, noor kalamees, selline workshop oli Oolpakka lähedal. See kestis 4 kuud. Ja tulemused on bra, aga see oli hoopis teine. Me tulime palja käsi, pang oli ussidega täis, laagri ülem, workshopi ülem, Anna-Leena Backström, naiskalur, ütles, mehed, võtke nüüd need pangid ja pange sinna puu alla. Siis me panime need puu alla, seal oli üks puu. Ja siis ta ütles, nagu te näete, mehed, meil ei ole telke. Nüüd, siit 4 kilomeetrit eemal on üks väike mets. Minge ja raiuge natuke puid ja teeme ühe suure indiaanlase telgi. Ja me tegime seda. Ja siis me olime seal ja süüa saime hästi. Hommik oli hirsipuder ja 1 kilo. Seda ei söödud, see oli kui sümboolne, see oli puust kilo. Iga lõuna ja õhtusöögi ajal pandi 1 kala, pandi ka meile toidu kõrvale, et see tuletaks meelde, kus me asume ja miks me siia oleme kokku tulnud. Kala kui sümbol, kala kui kala. Ja siis oli nii, et lõuna ajal, kuni lõunani me tegime õngesid esimene päev, õhtul hakkasime hauge kutsuma, randa. Ja. Hüüa haugi, hooda haada, see oli siis hüüa haugi, küll ta tuleb kaldasse. Ja nii veetsime me 4 päeva ja iga mees, ma võin pea anda, see ei ole kaluri jutt, püüdis 18 meetrise haugi, vana haugi. Selge pilt. See oli tore vaheldus meile kõik. Jaa, kindlasti on huvitav neid kuulda. On siis veel midagi uudist või me lõpetame selle... Ühe tahaks veel nendele inimestele teadmiseks, kes lähiajal tulevad Stockholmi. Nüüd on Stockholmi oma mõnutraat ka olemas. Kuidas palun? Mõnutraat. Mõnu. Knüllik telefoon on ja number on 1122 ja ette 3. Niisiis 1122 ette 3 ja knüllik telefon, sealt saate mõnu tunda, kui te räägite, mida te tahate. Aga väga hästi peab rootsi keelt oskama, sest seal, kes seal võtavad toru vastu, need on just Türgist tulnud türklased. Nad ei oska hästi rootsi keelt. Kui te segaselt räägite, siis ei saa midagi aru. Ja seal on selle kooperatiivi, nad nimetasid kooperatiiviks, mitte aktsiaselts, on Bülübül, tuntud Türgi rahvalaul. Ja esimesed pakkumised selle knüllik telefonil on sellised, et mis eestlasi peaks huvitama, et Sven, 86 aastat vana, ta iseloomustab ennast nii, et ta on pikk, tark ja vana Rootsi mees. Vana Rootsi on koos sõna, vana Rootsi mees. Nii. Ja tema
ostab endal noa, Rootsi noa ja naise, ostab noore naise. No see on ise jutt, jah, ma mõtlesin, et mis noal on pistmist selle ei, mida? Selle knülliktelefoni. Ei, naise ka, jaa. Ja teine, mis eeslasi peaks huvitama, on Anna-Leena Pelikonova Blüblum. Tahab, kui on võimalik, ostab Eestist, täpsemalt Keilast, sooviks endale osta talveks karusnahksed mütsi, et mõnu tunda, et soe oleks. Saite aru, jah? Selge pilt. Nii et usun, et raadio... Peamõõt on 52. Jah. Usun, et raadiokuulajad kirjutasid need soovid üles ja siis nad helistavad 1122 ette 3. Ja ette 3, jah. Ja saavadki oma asjad nii-öelda rahuldatud. Ja bro, ja veel üks asi on, et kuna on nii palju kuulajaid, ma olen kuulnud teie raadiole ka minu tähtsatel uudistel siit Stockholmist, siis ma teeksin ühe sellise, et kuu aja jooksul, siis oktoober esimene nädalavahetus, esimene laupäev oktoobrikuus, kui on järgmine saade meil ja ma olen telefoonil, siis ma loosiks välja ühe Valentinesi vihmavarju. Jaa, suure vihmavarju. Aga et seda võita tuleb, ma arvan, et parem oleks kirjutada Kuku raadio telefoni aadressil ja bro ja see on siis Narva maantee 63 Narva maantee 63 Tallinn ja lahtisel postkaardil saata ja küsimus, millele ootan mina siin Alevström, märgusõna võikski olla Alevström. Küsimus on selline. Mäletate, et Stockholmis toimus juulikuus suur üritus, see oli Svenssoni lähetamine. Ja ma küsingi, mitu inimest võttis sellest lähetamisest osa? Mitu inimest võttis sellest lähetamisest osa? Ja et küsimus on väga raske, ma annan eksimisvõimaluse pluss-miinus 100 000. Selge. Kirjutasime üles, ma arvan, et ka kodudes kirjutati üles, et nii-öelda, kas sellest saab, võib öelda, et sellest saab nüüd traditsioon, et Alevström hakkab igal saate midagi küsima, siis me saame mingisugused küsimusi rahvale öelda ja siis Alevström ütleb ka, mida ta paneb auhinnaks välja. No tahaks küll, niimoodi sügis on tulemas ja Valentinesi vihmavari on bro asi. Jah, on küll. Teeme siis nii, et juunikuuses toimus Svenssoni lähetamine Stockholmis ja Alevström küsib, mitu inimest võttis sellest osa ja eksimise võimalus oli siis pluss-miinus 100 000 inimest ja me ootame vastuseid siia siis Kuku raadio aadressil Narva maantee 63 Tallinn. Crazy Radio. A pirate radio station.